Viimase 10 aastaga on Liivi külades palju muutunud. Sirge maantee Kolkast Ventspilsi tegi tarbetuks ühe Liivi rannaromantika võluvamatest atribuutidest. Piškiponi. Piškipon, pisike paan, sõitis mänguraudteega sarnaneval kitsarööpmelisel teel, mille sakslased ehitasid Esimese maailmasõja ajal. Enam pole ka marja- ja piimanaisi, kes Ventspilsis turul käiksid. Asjatoimetuse pärast saab nüüd Ventspilsi tolmusteed mööda mitu korda kiiremini. Suure kalatööstuskeskuse rajamine on Rannakülas teinud rahva ja kärarohke Suuralevi. Kolkaneem on Kurusemäe ranniku kõige kaugem põhjapunkt. Kohe alguses jääb igale mereäärde mineja teele huvitav suurtes kivirahnudes kujundatud mälestusmärk. Terasemalt vaadates tabab silm lõpuks ära naise figuuri, leinava Liivi ema. Mälestusmärk ongi pühendatud merre jäänud kaluritele. Ja siis olemegi mere ääres. Nii paremale kui ka vasakule jääb ainult üks suur avar veteväli. Siin kohtuvad Riia lahe ja Läänemere veed. Kolkaneem asub Sliitere rahvuspargi territooriumil, kus Giidi saantel on võimalik tutvuda Läti metsade ja soode tüüpidega, mägraurgude, kopratammide ja haruldaste linnuliikidega. 6 kilomeetrit laiuva madalvee taga kõrgub 1884. aastal ehitatud majakas. Peale Kolka tipu külastamist tutvusime ka kohaliku kiriku ja surnuaiaga. Esimest korda mainiti liivlasi 12. sajandil Nestori kroonikas. Ulatuslikumad andmed liivlaste muinasajaloost pärinevad aga 13. sajandist, Henriku Liivimaa kroonikast. Tollal elasid liivlased põhiliselt Liivimaal, Väina, Koiva ning Salatsi jõe ümbruses. Kuramaa liivlasi mainitakse esmakordselt alles 14. sajandil. Aja jooksul kahanes nii nende arv kui ka asuala. Eelmise sajandi keskel oli alles jäänud vaid 22 inimest Liivimaal Salatsi jõe ümbruses ja 2700 inimest Põhja-Kuramaa rannikul. Pärast Esimest maailmasõda oli liivlasi umbes 1500 inimest. Nad elasid Põhja-Kuramaa 12 rannakülas. Tänu tihedale asustusele õnnestus säilitada liivikeelne keskkond. Siiski hakkasid liivlased vähehaaval mujale kolima. Lätikeelses keskkonnas nad enamjaolt assimileerusid. Teise maailmasõja järel elas rannakülades veel 800 liivlast, kuid pärast Nõukogude Liidu poolt kehtestatud piiritsooni režiimi oli suurem osa liivlasi sunnitud tööotsinguil rannast lahkuma. Viimane Salatsi liivlane suri oletatavasti aastal 1868. Kuramaa liivlased elavad aga ka tänapäeval. Ja muideks siin on, kui käia seda surnuajas, siin on kuskil 7 sellist liivikeelset teksti. Ma ise väga täpselt ka ei mäleta kus, aga ma olen osalenud siin nendes tuhnimistes paar aastat tagasi. Liivlaste maal on laius napilt 10 ja pikkus 150 kilomeetrit. Ometi on see maariba juba looduslikultki vaheldusrikas, kuigi vaheldust loovad ainult luitevallid ja nendevahelised sooribad, männimets ja harvad puisniidud. Küladki on väga eripalgelised, üks rohkem ajali kui teine, mõni otse mere ääres luitevallide taga, mõni kaugemal. Tiivased teed viivad läbi Männimetsa külast külla, hargnevad ja ühtivad lõputult, ilma et eksimist siiski karta oleks. Merekohin on kogu aeg kuulde ulatuses. Meri kohiseb rahutult, veeretades oma vahuseid laineharju kalda poole.
Tumedad pilved ripuvad üsna madalal vee kohal, kuid vesi ise on soe, vähemalt tundub nii. Oleks aega, läheks tõesti ujuma. Järgmine peatuspaik on Mikkeltornise küla. Siin hakkab kohe silma sihvaka kujuga tuletorn. Meie teeme aga oma esimese käigu kohalikku surnuaeda. Sellel kalmistul puhkavad ka meie Liivi juurtega ja Tartu Ülikooli lõpetanud giidi Ulla esivanemad ja sugulased. Sõjas ja tuli tagasi ja tema tütar oli põletatud maja sees. Nii et väga õudsed asjad. Samuti on siia maetud teisigi tuntud liivlasi ja austatud Liivi asja ajajaid. Peale kalmistut liikusime edasi mere poole. Teel möödusime kohalikust kirikust. Sisse ei saanud vaadata, sest kiriku uks oli suletud. Ka mere ääres ranna poole vaadates hakkab silma tuletorni siluett. See on Baltimaade kõrgeim tuletorn. Tema kõrgus üle merepinna on 62 meetrit. Torn ehitati 1884. aastal ning taastati 1957. aastal. Tal on ka oma nimi, Mikkelbakka. Külastasime siin ka Ulla tuttavaid, et osta endale üht Liivi rahvuslikku toitu, suitsulesta. Üldine lesta söömine käib siis. Hiljaks jäänud. Peab ütlema, et maitses hästi.